Miljardär Elon Musk kutsuti ootamatult kohtusse. Teatatakse, et eelmisel päeval esines Elon Musk esimese tunnistajana California osariigis Oaklandi föderaalkohtus oma $1 suuruse hagi raames ettevõtte OpenAI vastu. Oluline on see, et lõplik kohtuotsus OpenAI vastu võib muuta jõudude vahekorda nende seas, kes kontrollivad üht maailma väärtuslikumat eraettevõtet tehisintellekti valdkonnas. Praegu kasutab tehisintellekti ilmselt igaüks, näiteks ChatGPT, mis muide on just sellesama OpenAI ettevõtte looming. Elon Muski kohtuhagi Sam Altmani OpenAI juhi vastu näib olevat seotud sellega, et ettevõte on liikunud kommertslikule mudelile, kuigi algselt loodi see palju altruistlikumate eesmärkidega. Ja selles saates otsustasin ma uurida, miks siis Elon Musk otsustas astuda kohtuvaidlusse Sam Altmaniga. Ja kuidas see üldse võib mõjutada tehisintellekti arengut. Ja selle konflikti põhjused üllatavad teid kindlasti. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar. Lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Betši News. Link sellele on selle video kirjelduses. See saab olema saade, mis üllatas isegi mind, sest see ei jäänud vahele. Aga teate, mind hakkas huvitama, miks kaks tehnoloogia hiiglast, Elon Musk ja Sam Altman, läksid tehisintellekti puudutava kohtuvaidluse tõttu kohtusse. Sel nädalal esines Elon Musk esimese tunnistajana California osariigi Oaklandi föderaalkohtus oma $1 suuruse hagi raames OpenAI vastu. Elon Musk palub kohtul kehtestada juriidilised piirangud, et takistada OpenAI muutumist ettevõttest, mida toetatakse avalikes huvides. Heategevusorganisatsioonide poolt toetatud uurimislaborist ülisuureks tehisintellekti ettevõtteks. Lihtsalt öeldes ütleb Elon Musk, et ta ei nõustu OpenAI kiire arenguga. Ta ütleb, et neid tuleks veidi maa peale tuua, nad arenevad liiga kiiresti. Üldiselt tekkis see juhtum Elon Muski poolt 2024 aastal esitatud hagi tulemusena, milles ta süüdistas OpenAI tegevjuhti Sam Altmani, kaasasutajast presidenti Greg Brockmani ja Microsofti OpenAI algse mittetulundusliku missiooni reetmises, mille eesmärk oli inimkonna hüvang. Elon Musk sai OpenAI üheks asutajaks 2015 aastal. Ja nüüd selles ettevõttes väidetakse, et jah, ta annetas $38 miljonit, enne kui lahkus selle ettevõtte juhatusest 2018. aastal. Ja siis oli mõeldud, et OpenAI saab olema ettevõte, mis elab toetustest, annetustest ja töötab inimkonna hüvanguks, mitte raha teenimiseks. Kui hullumeelselt see ka praegu ei kõlaks. Vähemalt nii näeb välja Elon Muski etteheidete fassaad OpenAI'le. Aga võib-olla on Elon Muski kohtuasja põhjused OpenAI vastu hoopis mujal. Asi on selles, et Elon Musk juhib teist ettevõtet xAI, mis on otsene konkurent OpenAI'le. Musk nõuab ulatuslikke meetmeid, sealhulgas muudatusi OpenAI korporatiivstruktuuris, Altmani ja Brockmani tagandamist ning kahjude hüvitamist, mis tema sõnul tuleks maksta OpenAI mittetulundusüksusele. Musk hindas potentsiaalset kahju $100 miljarditele. Vastupidiselt väidetakse OpenAI's, et Elon Muski lahkumise motiivideks sellest ettevõttest on kadedus ja kahetsus. Väidab, et Elon Musk annetas kunagi mittetulundusühingule OpenAI $38 miljonit, mis olid, tsiteerin, kasutatud täpselt sihtotstarbeliselt ja vastavalt organisatsiooni missioonile. Aga niipea, kui ChatGPT's sai edukas toode, hakkas see Elon Muski närvi ajama. Ta ütleb, kuulge, te olite seal lihtsalt mingi mittetulunduslik labor, tegelesite mingisuguse tehisintellektiga, aga nüüd äkki hakkasite selle pealt raha teenima. Ja veel väga palju raha. Et mis see siis nüüd on? Lõpuks väitis Elon Musk kohtus, et Altman ja Brockman, tsiteerin, varastasid heategevusorganisatsiooni, süüdistades mõlemaid isikliku kasu saamisele ja nimetades Altmani petturiks. Ta ütleb, sa ei oleks tohtinud selle pealt raha teenida. Siin on ilmselge, et Altmani jaoks on kaalul palju rohkem kui Elon Muski jaoks. Esmaspäeva õhtul teatas Wall Street Journal, et OpenAI ei saavutanud oma enda eesmärke uute kasutajate kaasamisel ja tulude suurendamisel.
See juhtus vaid mõni nädal pärast seda, kui Wall Street Journal märkis, et mõned OpenAI aktsionärid hakkasid omavahel kahtlema, kas Altman peaks OpenAI'd juhtima börsile mineku keerulisel ajal. See on muide huvitav moment. Asi on selles, et OpenAI plaanib 4. kvartalis IPO-d. Ettevõtte väärtuseks hinnatakse $852 miljardit. Aga siin läheb asi tõeliselt huvitavaks. Elon Musk valmistab samuti ette suurt IPO-d SpaceXile, mille koosseisu kuulub nüüd ka XAI, mis konkureerib OpenAI'ga. Ja Wall Street teab juba paljusid Elon Muski puudusi ning prognoosid on seni küsimärgi all. Ja Elon Muskil pole üldse vaja konkurenti turul, eriti nii tähtsal hetkel, kui ta viib läbi IPO-d. Teisest küljest väidavad tehnoloogiasektori investorid regulaarselt, et nad toetavad inimesi, mitte projekte. See tähendab, et enneolematud kapitalimahud investeeritakse võrdselt nii Altmani kui ka Muski isikusse, samamoodi nagu OpenAI'sse ja SpaceX'i. Isegi kui kumbki neist ei ole tegelikult tehisintellekti insener. Seetõttu võivad järgmiste nädalate sündmused kas soodustada tehisintellekti õitsengut või viia selle kokkuvarisemiseni. Elon Muski ja Sam Altmani vastasseisu tõttu. Üldiselt hoiame sündmustel silma peal. See teema tundus mulle väga huvitav. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!